Uuendatud juhis on tegijate sõnul põhjalikum ja selgitab täpselt ära, millal võib ja millal ei või kool lapsevanematelt raha küsida. Põhimõte on aga endiselt sama. Ikkagi koolipäeva jooksul toimuvad tegevused üldjuhul on kooli õppetegevuse osa. See tähendab siis mida? See tähendab seda, et nende tegevuste eest vanematelt raha küsida ei ole lubatud. Minu jaoks on see natuke jabu. Ja see, mis nagu praegu toimub, on täpselt, tahetakse tohutult kontrollida, tahetakse kogu aeg kedagi karistada, selle asemel, et teha asju mõistuspärase. 3 lapse ema Tiina sõnul toetab ta väga erinevaid õppekäike, mida õpetajate eestvedamisel kooli poolt pakutakse. No, mina väga pooldan neid õppekäike, sest ma näen, kui palju need annavad lapsele juurde, kui need on veel seotud selle teemaga, mida nad parasjagu koolis või lasteaias õpivad. Kui palju vanemana sa oled pidanud juurde maksma siis selle eest või kuidas see on olnud? Midagi ikka peab, ütleme kuskil 5 eurost kuni 20-ni on need summad tavaliselt. Ja on väga kahju oleks, kui see nagu täiesti ära jääks. Et kindlasti nagu lapsed kaotaks sellest. Õppekäikude kohta ütleb aga juhend, et see on õppekavaga seotud õpikogemus väljaspool kooli. Ja seal osalemise eest ei tohi lapsevanematelt raha nõuda. Kuidas siis praegu ministeerium näeb seda, et lapsed saaksid osa sellisest kultuurielust, et kus see raha praegu siis peaks tulema või kust ta tuleb? See raha tuleb nii osaliselt riigilt kui ka koolipidajalt. Kultuuriranitsa raha on minu teada 11 ja see on selliselt jaotatud, et suuremates piirkondades on see tõesti võib-olla 9 ja väiksemates on see summa suurem. Ministeerium kõigepealt ütleb, et neil on kultuuriranits, kus iga lapse peal on 9 eurot. Ma ei tea, mis piletit 9 euro eest praegu saab. Kindlasti see riigipoolne osa võiks suureneda, et see 10 eurot, mis praegu riigi poolt antakse, seda on vähe ja omavalitsuse võimalused seda ulatuslikult ise suurendada ei ole ka võimalikud. Kuid lisaks koolidele on ka lasteaiad hädas sellega, et rahalisi võimalusi pakkuda lastele õppekava rikastavaid tegevusi napib ja ilma vanemate toeta näib see pea võimatu. Ideaalis oleks ju tore, et kui vanemad oleks kaasatud sellesse protsessi, et me saaksime kas või mingid toetused või mingid rahastuse nagu juurde selleks konkreetseks nagu õppetegevuse ma ei tea, rikastamiseks või sest omast eelarvest tõesti nagu kõigeks ei jätku. Aga mis on siis alternatiiv, kui koolil ja lasteajal pole piisavalt raha ja vanematelt ka küsida ei või? Kas siis jätame lapsed üldse kultuurist ilma? Koolil on võimalik saada pileteid odavamalt, koolil on võimalik organiseerida asju märgatavalt kergemini kui vanematel. Ja vanemad löövad väga lihtsalt käega mõnikord. On väsinud, pole aega, tööd on palju ja nii edasi. Kas me tahame, et lapsed jääksid siis millestki ilma? Tartu Mõmmiku lasteaia direktori sõnul on neil peresid, kel on keerulisem majanduslik olukord. Ja sellisel juhul on seni lasteaed ise maksnud nende laste teatripiletite eest. Ütleme, neid lapsi ei ole nüüd metsikult palju. 2-3 last võib-olla rühmast. Need on meie lapsed, me ei taha neid kuskile ära saata ja sel põhjusel jätta nagu lapsed millestki ilma. Et ma olen selle seisukohal, et siis me aitame neid lapsi ise. Karaatuse kooli juht ütleb, et nemad pingutavad selle nimel, et kõik õpilased saaksid ühistest ettevõtmistest osa. Me ju tegelikult ka kooli poolt natuke toetada. Me saame sotsiaalosakonna poole pöörduda, kui on tegemist madalalt kindlustatud peredega. Haridusministeeriumi esindaja aga rõhutab, et juhendi järgi võib vabatahtlike tegevuste jaoks vanematelt raha küsida, kuid need tegevused ei tohiks toimuda koolipäeva ajal. Aga siis tegelikult me ei olegi ju seda suurt probleemi ära lahendanud, et kuidas pakkuda meie õpilastele sellist head ja ühtset kultuurikogemust, kultuuriharidust. Ja seda me tänasel päeval siin telefoni otsas ei lahenda ka.